ma pean hakkama saama. Mul on keha, mul on mõtted, mul on oma unistused, oma anded, oma ringkond, kõik, eks ju, need erinevad kihid. Ja ma pean nagu sellega majandama. Ja siis mul on oma nagu mingid soovid, mis on siis tingitud väga erinevatest faktoritest, eks ju. Seal haridus saada, teenida mingi summa või maja saada või auto või positsioon või võita kellegi süda, et temaga koos elada. See on ka nüüd erinev, eks ju. Aga klassikaline selles mõttes. Ja see ongi materiaalse maailma nagu jälle trikitamine. Et kui on ainult see, siis seal taga ei ole, et ma olen kõigi ja kõige teener. Ja ma teen kõiki asju vastavalt oma andele, oma võimalustele, omaksu püüdmatult, et oleks kõige kõrgem ja kõrgemad armastusseadused oleks rahul, eks ju, või täidetud. Kui nagu seda ei ole või aru saama, mis see on, siis ongi pekkis. Siis on ainult pettumuse otsa sügav auk hinges, must auk läheb sügavamaks. Kuigi, sellest ma olen palju rääkinud, eks ju, kõik on nagu õige, ma pean elama, ma pean olelusvõitlus, eks ju. Sellest ka kogu aeg räägime. Ja nüüd võime katsetada oma elust, kui ma vaatan. Näiteks palverännakutel, et seal on nagu motivatsioon, sa juba tead, et nii võimas koht, ma nagu selles mõttes haritud ja enne haritud, et kui sa lähed üldse pühasse paika, siis kõigepealt on vaja muidugi õnnistusi, vanemad, targemad, et kui sa lähed püha paika, siis peab olema ikka mingi juhendaja, siis sa ei lähe sinna oma selle, et kui sa isegi oled materiaalses maailmas mingi ülemus või perepea või firma juht või midagi, et selle hankara pead nagu maha jätma. Et sa lähed nagu teenija, meeleolus sinna. Ja siis tähtis on nagu fotoaparaat, eks ju, seal on vaja fookus õige ja perspektiiv õige, eks ju. Distants, eks ju, sellega mängida kahe asjaga. Et see fookus tähendab seda, et sulle teadvus, see hankara, mina olen maailma naba, minu soovid, minu, eks ju, isegi vaimsed asjad, minu vaimsed soovid, et mina, kui see on nagu liiga kõrge, siis pühad paigad või elu üldse või elu armastus ei avane sulle. Eks ju, et sul ei ole mõistus, ja siis see perspektiiv hoiab sul hea juhendaja, hea eeskuju, hea pühak, puhta südamega inimesed, kes sind innustavad läbi loengute või läbi suhtluse, eks ju. Need on ka kaks faktorit. Ja selle peale saab katsetada, et teed elus, teed näiteks oma ego, valeego vabasi päevi või hetki või momente nagu palverännakutel, et seal ei ole enam minu, see läheb nagu miinimumine, eks ju, seal küll vaatad selle, kuidas magada ja süüa, eks ju, tervislikult ja kus sa ööbid, eks ju, see on nagu üks asi, aga see üldmeeleolu, sa tulid, eks ju, sinna sooritama tegelikult teenimist, eks ju, pühad paigad, loengud, jumala pühaneme laulmine, isiklik meditatsioon, kõik need faktorid, see mina nagu kaob seal nagu ära, eks ju. Ja siis, kui see mina nagu läheb väikseks, eks ju, nagu, või ta saab nagu oma loomuliku seisundisse võib nii öelda, mitte väikseks, aga nagu teenri rolli, et ma olen kõige alandlik teener, eks ju. Ma mõtlen nii palju enam nagu, ma tahaks nii, vaata, miks nii, eks ju, isegi pühasse paika võid mõelda, et ma tahaks, et see oleks nii, ma tahaks seda imet näha või nii, mina, oled nagu ikka selle mina peal. Aga siis maailmas ja üldse, kas seal vaimses elus üldse, see ei toimi nagu. Ta nagu justkui toimiks, see on illusoorne, see toob ainult kannatusi, eks ju. Kui sa ei oska teha nagu spirituaalset vaimset fotot ja kui sa oska kuidagi meelitada, ma ei tea, kas see on jumala armust või mingi hea eeskuju armust, elus võimalikult rohkem hetki, kus sina ei ole maailma naba, kus see päev on su Krishna jaoks või jumala jaoks või kellegi teiste teenimiseks, et mida rohkem on nagu neid hetki, kus sa ise ennast justkui unustad, rakendades küll oma võimalusi anded, eks ju, neid teenida kedagi või kõige kõrgemat, mida rohkem on nagu neid momente, kus see mina nagu hankale see valega, seda õnnelikum sa oled. Ja nii suureneb usk. Usu definitsioon võiks olla selline, et usk on siis tugev, kui sul on hea kogemus. Eks ju. Aga kogemuse sa saad siis, kui sa oled, eks ju, pildi õieti teinud. Õige fookus, õige perspektiiv, eks ju. Sul on inimesed, kes on avanud, sul on õnnistused, kes sulle asjad lahti seletavad, eks ju. Ja sinu alandlikkus on ka piisavalt, eks ju, see võib-olla ei ole spontaanne, aga sa vähemalt üritad etiketi järgi nii ja ma tulin siia nagu teenima, eks ju. Mitte niivõrd, et ma ei ole enam universumi keskel, eks ju, nagu me siia materiaalse maailmas tulime kõik, eks ju, et mängime sellist väikest jumalat, et kõik minu järgi see universum hakkaks toimuma, eks ju. Et seda nagu haigust nagu vähendada
et siis sul tekib niivõrd suur usk, kogemus läbi selle maitse, kui sa selle 2 asja saad paika, et oma selle ego, vale ego, eks ju, et sa ei ole maailmanaba, sa oled kõikide kõige teener, sul on head juhendajad ja sa saad nagu õnnistused, hea soovilik, need, kes sinust eespool, nende hea soovilikkused, kui see võib olla püha paik, püha ilus looduse paik, võimas energeetiline paik, ja nad muidu ei avane, kui sa neid momente, millest ma rääkisin, nendest aru ei saa või neid ei oska nagu kuidagi ellu rakendada. Ja muidu sa käid justkui, võid käia pühades paikades ja võid seda nagu show'd teha, ja aga kui sa oled nagu sisemiselt sul see, et sa oled maailma naba, see tekitab ainult mõistuses rahutust, sest see on ebaloomulik seisukord. Me oleme taas saanud me algselt algne olemus on meil, me oleme kõige teener, eks ju. Nii kui sa nagu tahad ekspluateerida ja maailma, siis sul kaob kohe see ära. Fookus. Siis tuleb rahutus, sest materiaalne energia ja jumala seadus on tugevamad kui sinu, see väike ego, need asjad, ta nagu nii viib sind tupikusse. Kas on surm või on keha vananemine või materiaalsed probleemid, eks ju, või on see terviseprobleemid või on teised elusolendid, kes meile ütlevad asju, mida me nagu ei tahaks kuulda. Et see materiaalne energia nagu nii toimib nii. Et see, need asjad peame nagu endal nagu toidu alla, toidu peale nagu üle rääkima ja innustama, et võimalikult rohkem teha omakusu püüdmatuse hetki ja päevi, kus me pühendame ennast nagu teistele ja kõige kõrgemale, eks ju. Ja siis, et me alandlikult on meil head teejuhid, kes meid õnnistavad. Et jah, sellised lihtsad vanad reeglid vaimses elus.